Tere taas! 8 aastat tagasi tuli Volvo välja uue V60-ga, mis oli väga erinev oma disainist võrreldes V70-ga ja ta oli väga eriline auto ja nüüd on tuldud välja siis uue põlvkonnaga ja see on täis palju digitaalsust ja selle disain on vägagi sarnane V90 ehk V70 järeltulijale, kuigi ta on 13 cm pikem ja 10 cm pikema telgide vahega lausa, siis on ta vanast mudelist 3 cm madalam, kuid sellest on tal pagasiruum vägagi mahukas ja sellega annab võtta kaasa mida iganes. Ja ka disain on tegelikult väga ilus, mis siis, et väga sarnane V90-le. Ja sees on liiga palju digitaalsust ja kadunud on ära need Volvolikud, sellised kihvtid ja nupukesed ja mis olid väga erilised. Ja pakkuda on tal siis 8-käiguline automaatkäigukast ja diiselmootoril 6-käiguline manuaalkäigukast. Tal on siis 2-liitrise töömahuga 4-silindriline bensiinimootor, mida täiendab siis mahtkompressor ja ka veel turbo ja seda pakutakse ka ainult turboga ja see arendab 310 hobujõudu ehk 400 Newtonmeetrit ja mahtkompressor aitab madalatel pööretel ehk kuni 3000 pööretel siis mis järel siis lahutab sidur selle mootorist ja ülelaadimise võtab enda peale üle siis turbo ja 0-100 jõuab ta sportauto kombelt siis 5,8 sekundiga lausa, nii et vägagi kiire. Ja kes tunneb, et ikkagi Volvo on selline rohkem selline natuke rahulikum auto, siis neile ma soovitan võtta ikkagi siis T4 diiselmootor, mis on hoopis rahulikuma iseloomuga ja sellel on küll 2-liitrine sama siis 4-silindriline töömahuga mootor ja sellele on siis sädesüüte asemel siis survesüüde ja pakutakse ainult turboga ja 7,9 sekundiga jõuab 0-100-ni. Ja tulemus pole muidugi nii dünaamiline kui sellel T6 bensiinimootoril, kuid ta on kaugeltki mitte pole ta aeglane ja sobib palju rohkem selle iseloomuga. Nagu te näete, on ta väga turvaline auto, et väga suuri probleeme on sellel V60 selle lagunemisega ja katki minemisega. Ja oma segmendis hangida üks kõige turvalisemaid sõidukeid. Ja samad võimsad, samasuguse võimsusi ja ka õhkvedrustus, mida pakub V60, pakub ainukene rivaal C-klass. Tema hinnad algavad siis 39 380 eurost ja T4 diisli puhul siis 44 780 eurost ja mina soovitan võtta seda diiselmootorit ja selle mudeli teise siis uue põlvkonnaga on nüüd need hinnad siin tublisti kallimaks läinud, kui siin kevadel sai neid eelmise põlvkonna mudelid lausa 30 000 euroga ja võiks ta olla veidikene odavam ja seda digitaalsust on ka liiga palju ja mina pole ainus autoajakirjanik, kes seda ette heidab. Kuid muus osas täiesti kõige parem selline pisikese universaal sellises luksussegmendis, sellel ei ole mõtet vastu vaielda. Meie kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Seniks kohtumiseni.